Karmen, praegu on natukene keeruline aeg maailmas. Oskad sa öelda, mida toob aasta 2021? Aasta 2021. Vaata, kui tavaliselt on nagu see, et kui on number näiteks 12 ja 12 on ja mul käis täna siin üks vanem meesterahvas ja tema sünnikuupäev, ühesõnaga tema numbrikombinatsioon oli 12-12. Ja siis ma ütlesin talle, et sul on väga hea numbrikombinatsioon. 2 on nagu see, mis tõstab meid nagu justkui otsima nagu seda tõde ja otsima nagu mingisugust sellist spirituaalset teadmisi ja Siis 1 on see, mis hoiab sind nagu paigal jalad maas. Ja kujutage nüüd ette, me liigume, kui nagu sellel aastal, kui me olime 20, mis on nagu see, et see 0 seal taga hoiab meid nagu selles 0 punktis. Meil on ees nagu see, et kõik otsivad tõde. Sellel aastal oli meeletu tõe otsimine. Nagu see 2 on, et inimesed jooksid pea ees, kuplid avanesid, kõik spirituaalne maailm justkui avas inimestele uksed, kõik jooksevad, kõik tahavad uusi teadmisi, aga samas on see 0 seal taga. See on nagu see, et mitte midagi püsivat ju, täiesti 0 punkt on seal taga. Ja nüüd me astume aastasse 2021. Ehk siis on lootust, et me paneme mingisugused juured nüüd ikkagi maha ja see 1 tuleb tagasi. Sest aastate käigus on alati 1 number sees olnud. Ja nüüd meile tuleb ta uuesti. Äkki sellest 0 punktist, milles me oleme sees olnud. Äkki see 1 annab meile mingi pidepunkti. Äkki. See on ainult võimalus. Et me loome ühenduse sellega, et me saame kindlustunnet uuesti tagasi, et kui sa vaatad nagu, ütleme, kui on puujuur, eks ole, siis puu samamoodi, kui sa paned selle oksakese mulda, siis natukene läheb ju aega, kui ta juurdub sõna otseses mõttes. Ja ma arvan, et see järgmine aasta ongi selline aasta, kus me tasakesi hakkame justkui nagu looma mingisugust kindlustunnet, mis annab meile tunde, et me veel elame. Et me veel elame. Aitäh! Kas sul on ka inimestele mingi ettepanek või soovitus, mida nad võiksid teha aastal 2021, et see kulgeks nende jaoks siis paremaks aastaks? Ma võtan kaardi. Manifesto kaardi. Soovitus aastasse 2021. Kõikidele inimestele aastasse 2021 soovitus. Kohe tuleb. Kuidas lased oma mõtetel end kontrollida? Kui sinu meel tahab, siis ta võib luua sinu peas suure segaduse. See on müra, kus sa ei suuda enam eraldada olulist ebaolulisest. Sa oled justkui peaga mudas ja olles selles kinni, sa ei näe ega kuule, vaid püüad end päästa toore jõuga. Hirm on see, mis annab sulle selles võitluses jõudu. Hirm ellu jäämise nimel annab meile järgmisel aastal jõudu, ehk siis see hirm paneb meid tegutsema. Hirm paneb meid looma, hirm tõstab meil nagu prillid eest ära, kastist välja, sa hakkad looma, sest see fucking ellu jäämise hirm paneb sind tiigrina möörgama, et ma pean ellu jääma, ma pean midagi looma hakkama, ma pean midagi juurde mõtlema, kastist välja tulema. Ja kuidas võiksid toimida, lase sellel kõigel olla ja endast lihtsalt mööda minna sellel müral. Ära võitle, vaid jää vaatlejaks. Lase lahti pingest enda peas, et muda saaks maha voolata. Hinga ja tunne, kuidas sa särad. Selline soovitus oli aastasse 2021. Aitäh sulle, Karmen! Aitäh teile!